mul on alati üks nali selle koha peal, see on selline nagu minu enda sees, teiste jaoks võib-olla üldse naljakas on, et kui ma olen astroloogia huviline, siis ma alati tahaks öelda, et kui sul on Saturn esimeses majas, siis teeb selle triki ära. Ahah, okei. Et need inimesed kuidagi küpsevad hiljem ja vananevad aeglasemalt, sest need lihtsalt selline astroloogiline asi. Ega see selleks, et kunagi ei kõrva kuskilt. Aga ma varem oleksin, kui sa oleksid küsinud sellist asja minu käest võib-olla mingi 5 aastat tagasi, siis ma oleksin kindlasti rääkinud sulle, mida ma teen nagu siin, mis taegu naised teevad, et sa teed trenni, sa oled sportlik, sa jälgid toitumist, enesehoolitsus, kõik see on ju, ja see on ikkagi alles mu elus. Ma armastan väga liikuda ja sporti teha ja kõiki selliseid asju ja endast hoolitseda nagu igal moel, nagu naisterahvad seda teevad. Aga kui ma täna vastan sulle, siis ma olen seda näinud reaalselt peeglisse vaadates, kuidas minu suhtumise muutumine muudab mind. Et lihtsalt ärgates hommikul ja olles nii tänulik kõige eest, et sa oled elus, et rahul ise endaga, armastad ennast nii palju, kui vähegi oskad. Ja kui sa vaatad peeglisse, siis samamoodi, kui sa ütled endale, et ma armastan sind nii palju. Ja see nii äge naine, ma olen nii happy sulle, vaata. Et oledki nagu õnnelik ilma põhjuseta. Versus see, et meil sisekõne on negatiivne, eks ole? Ja see tea, kuidas see muudab. Ma arvan, et 5 aastat tagasi ma muretsesin seal iga mingi kriipsukese peale, mis mul kuskile juurde tuli näos. Ma isegi ei näe neid enam. Ja ma ei tea, see on lihtsalt see mindseti muutumine. See muudab nii palju. See on